Tere, Kertu! Tere, Merike. Ja siin me Nimelise olemegi. nime Merike. Ma ei ütle mitte kunagi sulle Merike. Kuidas sa ütled mulle tavaliselt? Tädi Merike. Saite, jah? Vot niimoodi. Nüüd ma olen numbrite keel Merike Kertu jaoks. Ja nii nagu te aru saate, siis me oleme jah, sugulased ja väga lähisugulased, vanema õe tütar Kertu. Ja ma olen nii tänulik, et sa Kertu mu elus oled. Aitäh, samad sõnad. Ütle tagasi, pead ütlema. Ja, aga tegelikult me ei tulnud siia oma sugulust praegu üldse lammutama, et me oleme nüüd jõudnud nii kaugele tegelikult Kertuga, et me mõlemad elame Soomes ja Soome kanalil siis numeroiden keeli me teeme koostööd, nii nagu me teeme siis Mailaga siin numbrite keele kanalil. Ja kuna Kertu on tegelikult aidanud mind isiklikult ja on aidanud juba palju minu ka eestlastest kliente ja me tuleme täna siis rääkima sellest, kuidas aidanud. Et ma tahtsin, et Kertu tuleks ka siia minu kanalile rääkima, sest numeroiden keeli kanalil me räägime. Ma kohe annan Kertule sõna ka. Aga kui sina nüüd vähegi soome keelt ka räägid või kuulad või saad sellest aru, et siis soovitan ka sinna numeroiden keeli kanalile tulla ja jagada seda oma soomlasest sõpradega. Seepärast lisaks sellele siis me teeme Kertule seal koostööd, aga Kertul on ka oma YouTube'i kanal ja ma panen selle YouTube'i kanali info siia alla. Ja Kertu hakkab kohe rääkima, miks ta seda tegi ja mis teda sinna viis ja nii edasi. Ja enne kui ma alustan siis Kertu küsitlusega, siis see, et Kertu edukuse kood on 73236. Ja eks me siis vaata, mis need märgid tähendavad ja mis see ütleb ja Kertu sünnikaarti ma olen ka vaadanud, et nüüd te tulete kuulama. Kertu, see, kuhu ma tahaksin sinuga minna või jõuda, on see, et millega sa siis tegeled ja kuidas meie sinuga koostööd siis teeme, et mis asi see on, mis meid koos ühendab. Aga veidikene ka taustaks. Esiteks võib-olla ka see, et miks sa üldse Soome tulid, kui tahad mõne sõnaga jagada ja ka see, et kes sa enne olid ja miks sa nüüd seda teed. Mina muidugi tean juba vastuseid, aga ma tahan just seda ka, et sa natuke valgustad, kuidas sina seda teekonda alustasid. Aitäh! No ma vastan esimesena sellele Soome küsimuse, sest et see on lühem ja lihtsam, hästi klassikaline armastusromaan. Noor ja rumal, 18-aastane Kertu tahaks kodust välja kolida ja vanematele näidata, et ma saan ise hakkama, onju. Siis ma kolisin oma esimese armastuse juurde või nagu siia Soome, ema juurde algselt, aga noh, nagu kõik arvatavad, siis armastus sai otsa ja elu viis edasi. Aga mis mu enda taust on? No ma tulen sellisest perekonnast, kus on hästi palju kaardimüstikat, nagu inimestele meeldib öelda, et kaardid on müstika, aga kõike sellist selgeltnägemist, tundmist, unenägusid ja ühesõnaga mu ema tegeleb kaartidega ka. Ja ma olen tegelikult õppinud ärijuhtimist täitsa magistrikraadini välja, et tegelikult ma olen kogu aeg öelnud oma emale ka, et ma ei hakka mitte kunagi ennustama, ma ei hakka mitte midagi esoteerilist tegema, mingit, ma ei tea, unenäod täiega nõme, ma ei tea, mingid nägemused. Ei, kindlasti mitte, aga siis ma hakkasin oma esimest last ootama ja hakkas kodus jube igav tegelikult. Nagu ma jäin emaduspuhkusele, siis tegemist ei olnud enam, onju, kõik pesu oli ära pestud ja kodu oli koristatud. Ja siis hakkas vaikselt nagu huvitama, et tegelikult on ju huvitav teada ka, et kust ma ise tulen, miks emal sellised võimed on. Ja tegelikult ma olen teadvustanud ka seda, et mul endal on mingisugused võimed, sest ma olen alati näinud unenägusid. Mhm. Ja siis ma hakkasin emalt küsima, et natukene seda tausta avada, meie pere tausta ja siis ma küsisin ema käest, et kust ta teadnud on, et mul on näiteks võimed olemas. Ja ema rääkis sellise jutu, et ma olin 3-aastane ja võtsin ema mängukaardid. Emal oli siis selline kapp, kus olid kõik ennustuskaardid. Olin võtnud tema mängukaardid sealt ja ema ei keelanud mind. Tavaliselt on niimoodi, et teise ennustaja kaarti ei tohi puutuda, onju. Vähe oleneb ennustajast. Tema ei keelanud mind ja mõtlesin, et noh, ta siis vaatab, mis sellest asjast saab ja ma võtsin sealt kaardipakist 3 kaarti, Ärtu kuningas, potikuus ja mingisugune ristikaart ja need, kes siis oskavad mängukaarte lugeda, see tähendab, et on tulemas mingisugune pikk teekond ja mina olin vaadanud neid kaarte ja öelnud emale, et
meil on tulemas ees pikk teekond ja paari päeva pärast mu isa töötas tookord Narvas. Me elasime Avinurmes väikses Eesti külas ja isa siis oli helistanud paar päeva hiljem, et kas me ei taha Narva külla minna bussiga. Vot ja praegusel hetkel ma tegelen ennustamise ja astroloogiaga. Käisin astroloogia kursusel ehk siis alustav astroloog. Muidugi päris astroloogiks ma ei saa ennast veel nimetada, aga selline alustav. Ja mul on hästi tugev tegelikult selline business, ärimaailma müügitaust, et ma olen väga tugevalt tegelenud panganduses, igast ärides asjatundjana, eksperdina, et tegelikult mu taust nagu ennem seda ei ole mitte kuidagimoodi olnud seotud esoteerikaga või sihukese asjaga. Mhm. Siis ma kevadel tegin kannapöörde ja võtsin ennast töölt lahti ja hakkasin keskenduma sellele, mis mulle tegelikult hinges meeldib. Vaata, kui põnev. Kas tohib küsida, kui vana sa praegu oled? Ja ma saan 35 nüüd detsembris. Näete, ma viskan väikse sellise numeroloogilise sellise aspekti siia vahele, et nüüd, kui teie nüüd, kes te olete siin 40+ ja nii edasi, et ma olen ka enne rääkinud, et 35 ja 2-3 aastat enne või pärast hakkab justkui nagu toimuma midagi, et sa enam ei taha teha seda, mida sa tegid ja nii edasi, siis sünnikaardis siis see ametite kolmnurga energiad aktiviseeruvad ja sa hakkad rohkem lähenema sinna, mis sul tegelikult meeldib teha ja 45 keskeltläbi seal jälle siia-sinna, siis aktiviseerub see hingemissioon. Aga lähme nüüd sinu juurde tagasi ja no siit praegu väga hästi õhkab nagu seesama energia, et ma kujutan ette, sa olid ise alguses šokis, et miks ma niimoodi nagu tahan teha, on ju, ja siis ka elukaaslane ja nii edasi, et kaua sa siin oled selles maailmas nüüd olnud? Ma saan aru, et sa oled ju kogu aeg vaikselt piilunud, on ju. Laps on ju, kui vana sul esimene ikka on juba? 1, 2. Mhm. Ja no nagu sa ütlesid, et paar aastat ennem kui 35 saad, et hakkavad mingid asjad liikuma ja tegelikult mul oli karjääriredelil nagu oli hullult raske. Ma tundsin, et ma nagu, ma ei tea, mind piiratakse, ma üldse ei saa seda, mida ma tahan. Ma kogu aeg tahtsin edasi liikuda, ma ei saanud seda piisavalt kiiresti, ma tahtsin vastutusrikkaid nagu positsioone, ma jõudsin nendeni, aga need nagu ei täitnud seda nagu, mul oli kogu aeg, et ma tahan midagi juurde, ma tahan veel, et ma sain nagu need asjad, aga need ei täitnud mu nagu nii-öelda seda karikat, et ma nagu sain aru, et ükskõik kui palju ma nagu pürgin edasi, ükskõik kui palju ma saan rohkem palka, suuremat palka, et see nagu ei rahulda mind, et see nagu kogu aeg midagi on nagu puudu. No ja siis, kui ma jäin emaduspuhkusele, siis ma sain emalt esimesed mängukaardid, mu ema väga hea lugema mängukaarte onju. Siis ütles mulle, et no nii, et siin on sulle need mängukaardid, et löö oma aega surnuks või tegele millega. Ja siis oli just ennem kui ma läksin sünnitama, no emaduspuhkus oli mingi kuu aega ennem lapse sündi, 2024 mingi novembris. Jah, hakkasin tegelema. Ja päris siis nagu, no siis ma hakkasingi niimoodi, et ma ei ole õppinud ju kaarte kuskilt, ma ei ole lugenud mingeid raamatuid, ma ei ole käinud kuskil koolitused, see on nagu käisin Kreeka reisil, ma ostsin endale oma esimesed Lenormandid, need on mu kõige esimesed kaardid, mis ma olen ostnud. Ma panin need endale laiali ja siis mul hakkas nagu kõik jooksma. Ja siis ma hakkasin nagu nii-öelda praktiseerima oma läheste peale, et eelkõige siis pere peal ja siis sina oled minu juures käinud. Ja alguses mu mees oli hästi skeptiline, ta siiamaani, et ta on selline insener meil. Ja tema jaoks, noh, nagu inseneridel ikka on ju, kõik peavad olema käega katsutav, numbritega nagu nii-öelda välja arvutatav, et kõik, mis ei ole numbritega arvutatav, teadusega tõestatud, seda ei ole olemas, on ju. Et tema nagu eriti ei usu sellesse ja meil oli hästi nagu, mul oli hästi keeruline alguses talle nagu seletada, mida see tähendab, kuigi tegelikult huvitav fakt on see, et mu ema mees loeb kohvipaksu ehk siis ennustab kohvipaksu pealt. Ja me oleme Kreekas istunud restoranis, mina, mu mees ja mehe ema. Ja mu mees naljaga ütles oma emale, et no ennusta meile ja ta pani kõik täppi. Et ja nüüd ma olen umbes 2 aastat tuleb kohe detsembris täis, kui ma tegelen ja nüüd siis maikuust ma hakkasin siis nagu nii-öelda peatööna tegelema sellega ainult.
ja et siis teile ka küsimus, kes ka võib-olla loeb informatsiooni kohvi paksu pealt, võib-olla tee paksu pealt, mis variandid veel on, ma tean, et osad suhtlevad kividega, osad puudega, et täielikult jagage siia kõike seda asja, et minu meelest on see nii põnev lugeda neid kommentaare. ja mina olen käinud üksi sinu juures ja olen ka elukaaslasega käinud ja minu elukaaslane, ma ütlen, et äkki oli hästi skeptiline, aga siis, kui me tulime sealt sinu juurest ära, siis ta ütles ka, et ei no siin on ikkagi midagi, et see pea ja vau, kust ta teadis nagu. ma ütlen, mina ka ei tea, aga sa kindlasti ütlesid, ma ütlesin, et ei, ma ka kuulsin esimest korda täna neid asju, et täitsa no vau. et ja ka minu teatud kliendid on sinu juurde tee leidnud ja see, mis minul sinu juures hästi meeldib, mitte ma ei vähenda mitte kedagi kaardilugejatest, siis see, et sa oled hästi konkreetne. sa ei räägi midagi läbi lillede, sa lihtsalt ütledki, et vot see on nii ja sul on vaja nii, nii, nii teha. et mõnel see võib võtta nagu ütleme siis junnijahedaks selles suhtes, et oh, mis asja, kus ta niimoodi nagu täiega nagu tuleb sajaga peale, aga see minu juures just või sinu juures just kõige rohkem meeldibki. ja noh, eks me oleme mõlemad 7 grupist, et kes on ka minu konsultatsioonil käinud, siis teate küll, kuidas need asjad meil lähevad kõik ilusti. et ja ma sattusin lihtsalt väga eufooriasse praegu, sa teed suud lahti kogu aeg, tahad ütelda midagi siia vahele? Siia vahele ja otsekohesest või sellisest ja ma olen, mul on siin paar sõbrannat, kes on ka tahtnud mu juurde ennustama tulla ja või, no, et ma neile ennustan ja ma olen mõlemile öelnud, sest nemad tunnevad mind kui sõbrannat ja nad alati ütlevad, et sinuga on nii hea rääkida, sa alati oled teadnud ja trallala ja ma olen hoopis teine inimene, kui ma kaartel või ma olen nagu, noh, sa oled näinud, milline ma ei ole siin maailmas, ma panen kaardid lauale, ma ütlen, mis siit tuleb ja see võib vahel olla selline, et sa ei oota või sa ei taha tegelikult seda kuulda ja mul on üks klient olnud, kes võib-olla nagu teadis, et ma olen otsekohene, aga talle tuli siiski natukene see üllatusena, et võib-olla, et sealt kaartide pealt ei tulnud päris võib-olla neid vastuseid, mida ta lootis. ehk siis, mida ma tahan öelda, et kui te lähete ennustaja juurde, siis ärge minge sinna sellepärast, et saada endale kinnitust mingitele soovidele, Mhm. vaid kui te lähete ennustaja juurde, siis sealt võib tulla mingisugune vastus, mida te ei oota või te ei taha ja te peate selleks valmis olema. kui te ei ole valmis selle jaoks, siis ärge minge, sest et siis te lihtsalt tunnete, et või ma ei tea, et teie soovid lihtsalt ei täitu. see on nagu fakt. muidugi on palju erinevaid nagu ennustajaid, et on neid ka, kes on natukene soolapuhujad, ütleme nüüd ausalt, onju. aga üldiselt, kui ikka inimene teab oma asja, mida ta teeb, siis ära mine lootma asju, vaid nagu avatud kõrvadega, et mis siit päriselt tuleb. jaa, täpselt nii. mina olen eriti selline blondiin ja sinisilmne ja selline, ma olen alati nii selline õnnest segamini, kui ma sinu juurde tulen, siis ma tean, et ütlen kurja, et siis sinu puhul tähendab, mulle meeldib väga see, et sa ütled nii. tead imelik, ma ütlesin sulle, tee see asi ära. nii ma pean tegema. ja, ma teen ära. et see on nagu tegelikult on nii lahe, mulle väga meeldib. ja kusjuures ma piilusin vahepeal sinu sinna ameti kolmnurka ja mis tegelikult ongi, kui nüüd natukene meenutada seda, mis sa meiega jagasid, seda sinu eelmisi töökogemusi ja kõiki muid asju, mida sa õppinud oled, siis seal tegelikult on 2 korda 7, 2 korda 5 ja 10. see on jälle haruldane kombinatsioon, mis viitab sellele, et 2, 7 ja 10 ütlevad seda, et online töö on sinule väga sobilik ja see, et hästi sinna vaheldusrikas ja nii nagu sul on ka seal laps varsti, lapsed on ju, ja kõik sellist asja ja samas selline, ma arvan, et see oli nii sulle kui sinu elukaaslasele šokk, et sa nüüd teedki seda ja ma tean, et neti kaudu sa teedki seda üldjuhul, et kodus sa seda ei tee. et kuidas sa seda aega endal leiad ja kuidas need ajad siis sul näiteks selles suhtes kombineeruvad, kas sa teed hommikuti, kas sa teed õhtuti või sa teed nädalavahetusteti või lihtsalt kokkuleppel siis kliendiga, et kuidas sa leiad selle aja? no ma arvan, et eks ise ka oled 2 lapse ema, 2 poisi ema ja minust tuleb ka kohe varsti 2 poisi ema, mul juba 1 poiss on ja teine on tulekul. et kõik emad teavad, et selline nagu
ettekujutus sellest, et sul on mingisugune režiim või mingisugune ajagraafik, et see on nagu hästi kena ettekujutus paberil, aga see nagu praktikas ei toimi. Et muidugi praegusel hetkel mul on nagu see meie esimene või praegune laps on lasteaias, et ma saan nagu päeva aeg suht palju nagu enda asju ära teha. aga muidugi fakt on see, et kõikidele inimestele päevased ajad ei sobi, onju. et kui me tööl käime, siis on näiteks 8-4 tööpäevad, siis nagu võib-olla kõik ei sobi. et suht niimoodi me mehega saame koos nagu kuidagi vajadusel, et siis kui mul on vaja teha, siis ta annab mulle aega ja kuidagi saame niimoodi alati. Ma nädalavahetused proovin vabad hoida enamjaolt, sest et me laps on praegu nii väike ja teine on tulnud, et me tahaks koos nautida seda lühikest aega, kui nad on hästi väikesed ja nagu kõik siuksed killukesed oma ajudesse nagu salvestada, sest et varsti ei taha meiega koos olla. aga muidugi alati on nagu erandid, et kui mitte mingisugune muu aeg ei sobi kui ainult nädalavahetused, siis muidugi siis ka, aga ma üldiselt üritan vältida nädalavahetusi. okei. No eks siis saite informatsiooni, kes nüüd vähegi nagu mõtles, et võiks proovida, siis jällegi ma tahan nüüd peaaegu et 3 asja küsida. Ma küsin need küsimused ära. Ma ei ole eriti osav ootama, millal ma järgmist küsimust saan küsima ja seda mulle palju kordi öeldud, et ma küsin korraga nagu nii palju küsimusi. Ehk siis esimene on see, millised on sinu lemmikkaardid ja kuidas sa neid kombineerid ja nii edasi. Teine küsimus oli see, mis keeli sa valdad ja millises keeles saab sinuga neid asju teha. Kolmas küsimus läks meelest ära. Nii. okei, see tuleb küll, ma väga kähku vastan, kui Ja. sa tulid mulle. mu vaieldamatud lemmikud praegusel hetkel või üldse nagu, millega ma töötan rohkem, on Lenormandid ja see tuleb puhtalt mu emalt, kuna mu ema ennustab Lenormandidega. ja need on need esimesed kaardid, mis ma olen ostnud Kreekast 2 aastat tagasi. ma ei tea, mul on võib-olla nendega selline tunneside või selline, need on mulle erilised, sest et ma olen need esimesena ostnud ja need räägivad kõige paremini, et kui mul on niisugune tunne, et nagu mitte miski muu ei räägi või kuidagi ei saa vastu, siis need alati annavad ostmise. mul on veel üks teine pakk Lenormande, aga need on suht sellised, nagu ma ütleks, et inimesed eriti hästi ei tunne Lenormande, need on nagu natukene erilisemad ja need on poodidest on üsna raske saada. et ei ole eriti valikut, kui võrrelda näiteks taarodega. ja siis nüüd viimase aja vaieldamatud lemmikud on mul need uued taarod. mul on varem olnud nagu selline väike nagu plokk taarodega, et ma ei ole kuidagi saanud nagu ühendust. ja siis nüüd ma siin pool aastat mõtlesin ühtede taarode peale, mida ma nägin poes, need on sellised kuldsed. näita hea külje peal. Ja, juba peegeldas nii ilusti ja on nagu väike harakas, vaata. ja Verka teab, et ma tegelikult nagu muidu ei ole harakas. Mina olen. aga kaartide suhtes ma olen hull harakas, mulle meeldib, kui need sätendavad ja on kuldsed. ja need on nüüd viimase, mida ma ka palju kasutan, need räägivad nagu mega hästi. et need on esimesed taarod, millega mul on tekkinud selline tugev side. ja mis teine küsimus sul oli? Oota, teine oli see, et mis keeltes. Ma tean, et sa valdad päris hästi keeli. ja ma valdan üsna mitut keelt, aga sujuvad keeled, mida ma valdan, on inglise keel, soome keel, eesti keel. ja siis natukene siit ja sealt vene keelt. no eks kõik Eestis, kes on koolis käinud, on mingil moel valdavad vene keelt. ja siis alttasemel kreeka ja albaani. Kreeka ja Albaania. Albaania, jah. Ehk siis tegelikult siis võtame niimoodi kokku, et siis inglise keel, eesti keel ja siis soome keel, et need on ja mina inglise keelt küll ei oska eriti, aga soome keeles ma ütlen, Gert on väga-väga hea soome keeles. et nii ja eesti keelest ka tuleb nii välja. siis ja mul tuli siis selline küsimus veel. kui sinu poole pöörduda, kas peaksid olema küsimused valmis või siis hoo pealt sa ka niimoodi aitad kombineerida küsimust, seepärast et see küsimus tuli nüüd minust, sellepärast et kui siin mingi hetk ka sa jälle aitasid mul ja siis ma kukun jutustama mingit asja, vaata, siis ütled, nii,
tädi Merike, mis su küsimus on? Okei, ma küsin ära, kuidas ma küsin? ja küsimus on siis see, et kas peaks olema juba endal läbi mõeldud see ilusti või sa aitad kuidagi seda küsimust luua hoo pealt? no mõlemad on okei. See, mis oleks nagu hea olla, kuna minu nagu hinnapoliitika on aja raames ehk siis kas pool tundi või tund aega. Mhm. Ja selle põhjal ma siis hinnastan. Et muidugi oleks nagu hea, et kui sul on nagu konkreetsed küsimused, siis on hästi lihtne ja ma laotan kaardid laiali ja vaatan, mis sa ütled, vastan sulle, onju. Aga ma ka tean, et mu enda sõbrannad pole mitte kunagi käinud ennustaja juures, pole mitte mingit nagu teadmist, et mis üldse on, kuidas toimib, et siis nagu meil tuleb ka vahel ju niimoodi, et sa tuled, sul on mingi teatud küsimus ja siis sul tuleb ennustus, et tead, mul on selline situatsioon, räägid mulle, mis sul mure on ja siis ma aitan sul seda küsimust nii-öelda nagu kuidagi nagu välja moodustada, sest et mõnikord sa tahaksid, inimestel on mõnikord mingisugused küsimused, mida nad täpselt ei oska võib-olla nagu välja öelda. Et siis me võime koos mõelda, et mis täpne küsimus on, mida siis nagu teada tahaksid saada. Aga et nagu hea oleks, kui sa teaksid nagu mingit nagu sellist, suunda. kuidas öelda, jah, suunda, et päris nagu mulle meeldib ma olen kunagi kuulanud Kirsti Timmeri podcast'i ja Kirsti Timmer on öelnud hästi ilusa lause seal nagu ja ma olen seda mitu korda kasutanud. Et kui inimesed tulevad laua taha ja ütlevad, et mis kaardid mulle täna öelda tahavad, siis kaardid ei taha sulle öelda mitte midagi, kui sul küsimust ei ole. Et nagu niimoodi, et sa tuled, istud laua taha ja ütled, vaata, mis energiat kaardid annavad, siis nagu mina ei ole õige ennustaja sinule. Mina nagu, ma aitan, kui on mingi konkreetne mure, probleem, sellega tuleb minu juurde, aga mingeid energiat ma ei loe. Selle jaoks on teised inimesed. no vot niimoodi ja just nii ja siis samas ka see, et kui sa oled valmis võtma vastu seda vastust, mida kaardidelt tuleb, see on sama nagu numeroloogias, kui ma vaatan numbreid, siis ma ütlen lihtsalt kaks varianti ja ma võin tuua sulle ka numbrite keeles, millised variandid sul on siis tuleviku mõistes, et numeroloogia ei ennusta. samas näiteks see, mida Kertu ka teeb seal Lenormand või tarotkaardidega, see annab hästi head nagu sellist suunda veel juurde, mida siis sellel hetkel võiks arvesse võtta ja seda teevad siin paljud kanalil käinud külastajad ka, et podcast'i külaliste vormis, et vaadake, kes teid rohkem kõnetab. igal juhul, kui Kertu energia sobib ja Kertu selline lähenemine asjadele, siis tema need kõik rekvisiidid leidub siis selle video alt. siis mul tekkis siin hoo pealt veel üks küsimus selline, et kas sa ka sellist asja teed, mida näiteks osad ennustajad teevad, et saadavad meili teel sulle mingi portsu küsimusi ja siis sina vastad või pigem sa eelistad ikkagi videokohtumist? Ma teen ainult videokohtumisi ja selle jaoks on üks väga lihtne põhjus. Esiteks ma tahan olla autentne, ma tahan oma näoga, ma tahan võtta vastutust. Mina olen siin kaartidega, mina ennustan mingil määral. Ma tahan nagu seda öelda, et kaardid ei otsusta kellegi eest, et kui ma ennustan ja siis ütled ma pärast, aga see ei läinud niimoodi, siis nagu on kaks võimalust. Tõepoolest, kas ma olen täiesti mööda pannud, mida ma ütleksin niimoodi, et praegusel hetkel ma olen täiesti aus, mul on ühe inimesega olnud niimoodi, et ma mitte midagi ei läinud, kui ma ei saanud teda, absoluutselt kaardid ei rääkinud mitte midagi, läks nagu täiesti metsa kõik. Teistega ei ole nii juhtunud või siis on teine võimalus see, et kaardid ütlevad seda või selle põhjal, mis on su praegune olukord. Aga kui sa lähed minu just ära ja siis otsustad, et aga ma teengi teistmoodi, selle põhjal, mis mina näiteks sulle ütlesin, siis see olukord juba muutub. Et siis nagu ennem, kui sa ütled mulle, et see asi üldse ei läinud niimoodi, siis mõtle, et okei, kas sa võib-olla ise muutsid seal midagi või sa jätsid midagi mulle ütlemata või nagu, et mis mõjutas seda või võib-olla see tulemus oli ikkagi see, mida ma kaartidelt nägin, aga see võib-olla tuli natukene hiljem. Et see võib ka olla, aga ma nagu meili teel ja niimoodi ma ei tee, sest et ma tahan ikkagi näha seda inimest, kui sa tuled me juurde, ma tahan, et meil on selline tore kohtumine. Sina naudid, mina naudin, meil on energiavahetus, ma näen sind isiklikult, sina näed mind isiklikult, et selline rohkem nagu intiimne, ma ütleksin. Ja, ma ise ka helistan sellistesse nende ennustajatega, et ma tahan ka näha seda, et kuidas kaardid liiguvad või siis kaardi näidatakse ja siis seda, mulle meeldib hullult vaadata ka siis ennustajate sellist ilmet, sellepärast et
mingi hetk nagu täiega, et nagu saad aru, selline nagu ärataipamine, see on nii nagu mina numbritega siin, kui mässan, et ma olen ka täiega action'isse nende teemadel ja Kertu läheb ka action'isse, ma olen näinud. et nii kui Kert ütleski, et ta on nagu täiesti kaks eri inimest, et natukene mingit muud juttu ja siis, kui läheb kaardimaailma, siis on hoopis teine Kertu. kuule, aga ma kuulasin vahepeal ridade vahelt ja noh, mis ma siin ikka ridade vahelt, eks ma ju tean ka, et astroloogia. Ja kui saladus ei ole, kelle käe all sa õppisid seda? ei ole saladus ja ma hea meelega reklaamin. Ma olen käinud nagu minu jaoks maailma kõige mõnusama õpetaja juures, Margot Veidemanni juures ja kõik, kelle nagu astroloogia kas kõnetab, kas tahad natuke lihtsalt lisateadmisi või tahad tööna hakata tegema, siis ma nagu kahe käega täiega soovitan, minge Margoti juurde. Mega nagu väga hea koolitus ja hästi tore inimene. Mhm. Tead, ma ütlen sulle ühe asja, Margot tuleb, tegelikult ma ütlen teile kõigile, ma tean, et Margot on hästi tahetud podcast'i külaline ja meil on nüüd, kui ma ei eksi, kas sellel reedel, nüüd on meil podcast, nii et pange ennast valmis, nädalavahetuseks on kuulamist ja kusjuures Margot teeb siis minule analüüsi ka vist, kui ma ei eksi, kas see oli neljapäeval, nüüd ma ei hakka kalendrit piiluma, aga Margoti juurde on ka järjekorrad suht pikad, nii et ma ikka väga-väga ammu panin sinna kirja, tegelikult see tuligi sinust, seepärast et kui sa ütlesid, et tädi Merike, sa ei kujuta ette, nii lahe, nii palju infot vaata ja siis ma teen ja ma tean, et astroloogia on selline vau, nagu pea plahvatab lihtsalt, kui palju infot seal on. aga kuidas sa näed siis seda, et kuidas sa hakkad astroloogiat ja kõiki neid kaarte omavahel siduma, et ma saan aru, et see võib olla raske küsimus, aga võib-olla midagi sa oled ikkagi mõelnud? Ja eks see nagu ajaga kindlasti loksub vaikselt paika, aga võib-olla nagu algne idee praegusel hetkel, mida ma ise näen, mida ma ise mõtlen, on see, et nii nagu numeroloogia, nii ka astroloogia ja kõik muud vastavad on tegelikult ju enda arendamise tööriistad. Täpselt samamoodi nagu ja ma olen seda sulle ka öelnud, nüüd mul tuleb nagu ma lähen äksi täis, sest ma nagu see on selline nagu teema, millel ei ole kunagi lõppu. Vaata, kui sa lähed raamatukokku ja sa võtad raamatu, mingi self-help eneseabiraamat on ja seal on, et kuidas stressist vabaneda või mis iganes, siis inimesed on, vau, täiega äge, sa läksid raamatukokku, võtsid raamatu, sa arendad ennast, nii äge, sa loed raamatuid, väga tubli on ju. Ja siis inimesed lähevad kuskile õhtut koos veetma, siis nad jagavad, et mis raamatut on lugenud, mis nad sellest õppinud ja kõik on nagu, täiega äge. Ja siis sa lähed ja ütled, aga ma käisin astroloogi juures või ma käisin numeroloogi juures. Mingi hipivärk. Mis asja nagu mingi ennustas sul, mingi ennustaja juures käid, nagu täiesti nagu mõttetu raha raiskamine. Ja mind nagu, see ei aja mind närvi, vaid mul on lihtsalt nagu natukene võib-olla kurb meel, et sellel on selline nagu stigma küljes. Sest et tegelikult astroloogia, numeroloogia, kõik siuksed human design, kõik siuksed asjad, need on nagu nii head enese arendamise tööriistad, sest et need ei ole ennustus nagu tööriistad, vaid nad ju ütlevad sulle, et mis on mingisugune põhjus võib-olla mingi teatud käitumise taga. Ja see annab sulle ju sellise mõtte, et okei, kui ma nüüd niimoodi käitun, minus on selline joon, on ju, minus on selline, ma ei tea, ma lähen närvi teatud olukordades või mul on mingisugune teatud muster, siis see annab sulle võimaluse tegelikult otsustada, kas sa tahad selle mustriga edasi minna või sa tahad ennast arendada ja sa tahad muuta seda mustrit. Aga keegi ütles, et issand, kui äge, et nii äge, et sa läksid astroloogi juurde ja sa said nii palju infot. Kõik on nagu, et nii et minu jaoks on see, et need inimesed, kes tahavad ennast nagu arendada ja miks mina läksin astroloogiat õppima, siis ma tahtsin ennast rohkem teada saada, ma tahtsin nagu teada saada, miks ma kodus mingite asjade peale täiega trigerdan, miks ma lähen närvi mingi asja peale, miks ma nagu, ma ei tea, kõige rohkem maailmas närvi, et kapiuksed on lahti, nagu mind nii trigerdab see. Okei, kas sa said selgust ka või? Ja, sain. Või näiteks see, et miks mul nagu töö juures asjad ei suju või miks mingid teatud asjad juhtuvad. Ja selle abil ma olen juba saanud mingid nagu mustreid muuta või ma nagu teadvustan, et okei, nüüd selles olukorras, et ma käitun sellepärast nii, et see tuleb sellest. Ja ma tahan seda ka inimestele anda edasi, et kui sa tunned, et sa oled juba lugenud kõik self-help raamatud läbi või sa ei ole üldse lugeja inimene, siis tere tulemast, vaatame koos, et kas see on siis töömure või mingi muu mure. Ja samas kaardid siin kõrval on nagu
ma olen võib-olla ennustajana selline, et mulle kõige rohkem meeldib nagu aidata inimesi selliste nagu kiireloomuliste probleemidega või sellistega, mis on nagu päevakohased. Et võib-olla, no mida sa oled ka käinud mu juures, mõned kliendid, kes on käinud, et nüüd on näiteks, ma ei tea, näiteks kliendil on kinnisvara müük on ajakohane, et nüüd hakkab müüma mingit kinnisvara ja tahaks teada, et okei, et kuidas läheb, kuidas hind on, kas peaks, ma ei tea, hinda alla laskma, kas peaks maaklerit vahetama, et sihukeste asjadega mulle meeldib aidata, sest et need on sellised küsimused, mis tegelikult hoiavad inimesi nagu öösel ärkvel. See stressib on ju. Ja kui sa käid ennuste juures, siis natukene mingit kindlust, et see nagu rahustab sind maha, et see on see, mida ma tahan teha. Võib-olla sellised laiemad küsimused, et mis mu tulevik näitab, kas ma kunagi leian endale unistuste mehe, mingid siuksed asjad. Ja ma võin neid kaarte pealt vaadata küll, aga need ei ole mu mingid nagu lemmikküsimused ja üleüldse siuksed, kas ma kunagi nagu leian armastuse, et kui ma vaatan kaartide pealt, siis nagu see nagu selline, see kaotab nagu oma võlu ära ju mingil määral. vaata, see jälle viitab sellele, et numeroloogiliselt me mõlemad oleme seal grupp number 7 on ju. meile meeldib nagu konkreetsus ja siis see, et hakkame pihta, tee midagi. Ja siis siit õhtugi nagu see, et selline nagu tilulillu, mis on ka nagu justkui nagu oluline on, ikkagi suhted on ju väga olulised. ärge nüüd siin solvuge kohe, mõni läks võib-olla action'it täis, et mis tilulilu, vaata. ja ma tean, õhk on praegu üldse elektrit täis, suhete probleeme väga palju, nautige sellest, see on selline wow! Korraks tõstab vererõhku kõrgele. Aga mulle just Kertu juures meeldibki see, et kusjuures et sa ühendad siis vaata astroloogia siis kaartidega, nagu ma aru saan, sest mina olen ka tõepoolest tulnud kinnisvara küsimusega sinu juurde ja ma väga hästi mäletan, kuidas sa sellele vastasid ja veel koputasin sinu seal uksele, et kuule, please aita, et veel ei liigu nagu mitte midagi, kuigi ma numeroloogiliselt ju ka vaatasin neid numbreid ja ma tean, et väga paljud kliendid ka minu käest küsivad. Aga ma küsin veel täpsustavalt, et kas sa nüüd juba ka ühendad siis astroloogiat ja kaarte, et kui kellelgi ongi nüüd kinnisvara küsimus, et ta saaks sinu juurde pöörduda, et siis sa teed juba seda? Ja olen hakanud vaikselt tegema ja et pöörduge minu poole ja vaatame siis, mis on teie mured ja küsimuskohad ja vaatame, et mõnikord võib olla niimoodi ka näiteks hästi hea näide oli, et me olime sõbrannaga koos nädalavahetust veetmas ja sõbranna ütles mulle, võta kaardi kaasa, et ma tahan su käest küsida ühte asja. Ja ma olen nagu okei, ja ma tunnen see on mu parim sõbranna, ma nagu omas peas mõtlesin, et okei, tal ei ole mitte midagi sihukest, nagu ta ei ole mulle maininud, et mida tegelikult nagu kaardid võiksid öelda. Ja siis me hakkasime rääkima ja tuligi välja, et tegelikult see mure, mis tal oli konkreetselt see, et ta tahtis endale uut harrastust, aga ta ei teadnud, millega peale, aga tema, et see ei ole kaardi küsimus, et ma ei saa nagu, et vaatame astroloogiat, et mõnikord võibki olla niimoodi, et võib-olla see teenus, mida sa oled algselt mõelnud, et sa võiksid võtta, et see võib-olla ei olegi hoopis sobiv, et siis vaatame, et mis see võiks olla sobiv lahendus sinu küsimusele. Et selles mõttes mõlemad nagu risti kasutada. Absoluutselt, see on nii, nagu minagi olen oma kanalil mitmeid kordi öelnud, et kui vähegi võimalik, võtke endale numeroloogiline sünnikaart, astroloogiline, human design ja siis veel toetusteks siis see, et kui sul vahepeal tekib selline mingi vaheküsimus, millest sa aru ei saa, siis ka kaartide abi, et kui sa ise endale ei pane. Kusjuures hei, endale panemisest või lugemisest, kaartide lugemisest, mis sa naerad seal? Kuidas sinul sellega lood on, kas sa teed seda? Ma alguses, kui ma alustasin, siis mul oli vaja ja ma tahtsin nagu praktiseerida ja ma tahtsin teada, et kas mul nagu on võimed ja vaata, kõik inimesed oleneb sellest, et kas sa oled mingi esoteeriline inimene või sa oled mingi ekspert oma töös on. Isegi kui sa oled mingi, ma ei tea, firma omanik, siis alati kahtled, kas ma oskan, kas ma olen piisavalt hea, tralalala. Ja siis ma mäletan, ma kogu aeg emsin, et ma ei oska, ma ei ole ennustaja, ma ei oska. Ja mäletan ma sulle ka, et ma ei tea, kas ma üldse oskan, et ma teha, on ju. Siis ma nagu alguses proovisin teha, aga vaata, endale ennustamisega on selline asi, et sa manipuleerid kaarte. Sest et vaata, kui ma teen nagu pereliikmetele või näiteks klientidele, siis mul on palju lihtsam, sest et need mured nagu otseselt ei puuduta mind, on ju. Ja ma lihtsalt vaatan, mis kaardid nagu ütlevad. Kui ma teen endale, siis need mured otseselt puudutavad mind ja mõjutavad mu elu, on ju. Ja siis ma tahan loomulikult, kui kaart ütleb mulle, et üldse see asi läheb täiega tuksi, on ju.
täiega seda nagu muuta, aga tegelikult samas see kaart võib ju näidata seda ja teist ja kolmandat ja siis ma hakkan manipuleerima ja ma tunnen, et nagu see on täiesti mõttetu aja raiskamine. Mhm. Ma võin teha, aga ma enam ei tee, ma olen otsustanud lihtsalt, et ma ei tee, sest et see ei aita mind, vaid see rohkem loob mulle sellist segadust ja stressi, et ma nagu hakkan rohkem selle peale mõtlema ja siis ma mõtlen, aga äkki see lähebki hoopis niimoodi või naamoodi, onju. Et mõne otsust ma lihtsalt ei tee, et lähevad asjad nii täpselt, nagu nad minema peavad. Mm. Ma olen sama meelt, näiteks numbritega ka mu käest küsitakse, et kas mina elan, kui ma ärkan, kas ma vaatan kõigepealt päevanumbri, kas ma elan selle järgi. Kindel ei, ma täiega chillin nagu elus ja siis, kui mingi aeg läheb nagu tavaliselt, seda juhtub hästi harva, võib-olla paar korda aastas, siis kui ma mõtlen, et täitsa pekkis, kui jama päev oli täna nagu mitte üks nagu ei tulnud välja nagu ja siis ma vaatan küll, et ja see on, las ta olla. siis nagu kohe nagu selline, see oli see numbrivärk, vaata, et anna kohe nagu vastutuse sellele numbrile, et las ta siis olla. aga see oli nüüd hästi hea asi, mul tuli tegelikult sealt üks küsimus ja see ongi kuskil õhus praegu, ta ei tule keele pealt välja. Siia vahele tuleb nii palju öelda, et näiteks astroloogia samamoodi, et mulle meeldib, no praegusel hetkel ma olen nii alguses ka selle astroloogiaga, aga mulle meeldib nagu teha inimestele, mulle meeldib nagu vaadata inimesi, et miks inimesed on sellised, nagu nad on. Mis inimesed püüdub, onju. Et näiteks ma ei ole niimoodi, et ma ei ärka hommikul, mis planeet, kus nüüd praegu on ja kuidas nagu ma elan täpselt nii, nagu ma elan. Ma teen otsuseid täpselt nii, nagu mu sisetunne ütleb. Ainuke asi, mida ma hästi palju usaldan, on ja mis mul on alati olnud kaks asja tegelikult, mis mul on olnud hästi hea, on unenäod. Need on alati täppi läinud, alati juba väiksest saati, ma lihtsalt väiksena osanud neid tõlgendada, onju. Ja teine on mu kõhutunne. Ja kõhutunne on selline asi, mis tegelikult, sa ei pea olema mingi esoteeriline inimene, vaid kõikidel inimestel on olemas kõhutunne, aga me ei usalda seda. Vaata, mõnikord on niimoodi, et sa oled kokku leppinud mingisuguse kohtumise või et sa pead kuskile minema, onju. Ja siis sa kogu aeg ärkad hommikul üles, et täitsa lõpp, ma ei taha minna. Ma ei taha minna, ma ei taha minna. Sa teed autoukse lahti, ma ei taha üldse minna, ma ei taha minna sinna, ma ei taha teha seda. Ja siis sul juhtub midagi, tuleb avarii või ma ei tea, midagi juhtub. Ja siis sa mõtled, et see on see süü, mis ma ei pidanudki sinna minema. Aga sa lihtsalt ei usalda enda kõhutunnet ja kõhutunne on mul väga tugev asi. Ma olen jätnud asju tegemata sellepärast, ma olen öelnud ka, et ma ei taha minna. Mul on nii halb tunne, et täna ei ole selle jaoks ja ma ei lähe. Sest et ma olen nii palju kordi saanud nagu nii-öelda nägu pihta, et nüüd ma olen hakanud vaikselt usaldama seda oma kõhutunnet. Muidugi alati kõike sa ei saa nagu ümber teha või ei saa alati öelda ei, onju. Aga kui vähegi võimalik, siis ma usaldan oma kõhutunnet, eriti inimeste suhtes. Ja mul tuli seoses sellega, et sa seda nüüd rääkisid, täiendasid seda ruumi natukene, mul tuli küsimus meelde. Aga nüüd siit ju kohe hakkas rulluma. Mina räägin ka intuitsioonist, kõhutundest ja sellisest asjast, sisemisest häälest. Ja ma hakkasin tähele panema, kus minul see on. Minul on see selline, teate siis, kui sa sööd, mingi aeg sa saad aru, et kõht on täis. Mingi väike sina ütleb sulle, et okei, aitab ja siis sa eirad seda. Minu puhul ma muidugi siis väntan mingit šokolaadi ka veel otsa igaks juhuks, on ju, kui juba, siis juba, on ju, ja siis ma käin siin silmad nagu taskulambid peas. aga vot seesama väike hääl ütleb minule tihtipeale, et siis, kui on mingi asi, siis mul hakkab kohe niimoodi nagu ütleb midagi ja siis mõtlen, mis sa jaurad, teeme ära, vaata, ja siis saad aru, kurjam, see oleks võinud üldse olemata olla. Et jah, kõhutunne ja nii edasi, mul vahest tõmbab täitsa õlgadest kinni, näiteks kui mingisugune situatsioon, olukord on, ma ei saagi nagu minna, sein on ees. Et aga ma arvan, et see tulebki sellest, et mida rohkem sa usaldad ka ennast, siis seda rohkem nagu see muutub tugevamaks, see tunne. Ja. Ja sellega seoses on nagu hästi hea näide siit lähiajalt. Me kolisime ja me panime enda eelmise korteri, siis enda korteri panime siis üürile, onju. Ma otsisin üürnikku, leidsin ja alguses, super inimene, kõik käis video teel, sellepärast et ta elas teises maakonnas, ei saanud tulla. Ja esimene kord, kui seda siis sõbranna tuli vaatama seda korterit ja vaata öeldakse, et näita mulle, kes see sõbrad on ja ma ütlen sulle, kes sina ise oled. Niuke on olemas, onju. See sõbranna tuleb vaatama ja läheb ära ja ma ütlesin oma mehele, et ma ei tea, imelik tunne.
ja mu mees ütles, ei, aga see ei ole üldse see üürnik, et see on see sõbranna on ju. Ja ahah, mul kogu aeg peas ketrab. Näita mulle, kes su sõbrad on ja ma ütlen, kes sina oled. Ja ahah. meil oli teine nagu võimalus oli ka, meil oli 2 tahtjat. Ja siis tegime selle lepingu ära, ma eirasin seda enda sisetunnet, sest et mees ütles, et kuule, et sa kujutad ette jälle mingit asja, et seal oli ainult sõbranna on ja siis ta tuleb, teeb selle lepingu ära ja kogu aeg oli nagu sihuke hästi imelik tunne, nagu nii imelik tunne, et nagu kuidagi nagu mingi asi ei ole hästi. Ja siis juhtus niimoodi, et pidi siis esimest üüri maksma ja see jäi siis hiljaks. Mhm. Ja ma mõtlen, et no nii, siit hakkavad probleemid, et ma ütlesin sulle, et mu kõhutunne oli nagu, see oli nii, nagu sa ütlesid, mis ma pean tegema. Aga pärast tuli välja, et probleem ei olnud üldse üürimaksetes, vaid oli hoopis teises asjas ja ma oleks pidanud kohe esimene kord oma kõhutunnet kuulama ja mitte lepingut tegema, sest et see, mis sealt välja koorus, oli täielik nagu, see oli täielik õudusunenägu, millega ma olen tegelenud siin. Nii et alati usaldage oma kõhutunnet. See Mm. ütleb, et tegema peate. Jaa, siin käis meil külaliseks, ma kogu aeg mõtlen, mis ta okei, mul ei tule praegu nimi meelde, väga vabandan, kui sa nüüd kuuled ja siis sa ütled, et kurjam, kuidas sa ei mäleta mu nime. Podcasti külalisena siis ka tema tegeleb Baarsiga, Access Baarsiga, nii et ma väga vabandan, et mul su nimi praegu meelde ei tule. aga tema rääkis seda, et oli Estonia laeva peal, oli tööl. Ja just siis, kui sealsamal hommikul, kui see Estonia värk juhtus, siis ta oli rase minu meelest lapseootel ja ta ütles, et tal niimoodi süda oli paha, et ta lihtsalt ütles, et ta ei saa tulla ja ta ütles, et näed, et mis juhtus, et kui huvitavalt, et ja ta rääkis ka hästi tugevalt kõhutundest ja noh, mis see kõht ongi topelt kõhutunne oli vaata siis, et aga siin ma kutsun jälle teid ka üles kirjutama siia kommentaaridesse, et oma lugu jagama, et see on nagu nii huvitav kuulata neid asju. näed, kuidas üks asi nagu läheb teiseni, et ega siin jutt otsa ei saa. ja muidugi, kui me siin Kertuga kokku saame, teeme mingeid oma videoid ja asju, siis me veel jutustame natuke enne seda ja siis lõpp meil alati läheb kiireks, sest meil hakkab nagu aeg peale tiksuma, me oleme siin jutustama jäänud. kuule, aga siin küsimus veel. Tarokaartidega ma saan aru, et vaata, kui sa oled suhtes, ma nüüd räägin natukene sinust, et nüüd sa seda astroloogiat ka õpid sinna juurde, et kuidas sinul oli astroloogia seda kaarti uurides, kas sa ikkagi oma elukaaslase ka vaatasid ja seda nagu, et kuidas teil numbrid nagu või planeedid, teil siis astroloogias on planeedid. mina olen oma elukaaslase kuule risti-rästi läbi lõiganud ja iseennast mitu korda, siis ma panen numbrid kokku, siis ma vaatan, see on see, ai kurja, miinuses, miinuses, miinuses ja siis vaatan, plussi läks. No saad aru, et kuidas sinul nüüd see värk on? Vot see ongi hästi hea küsimus tegelikult. Vaata, mul on ju sinult see numeroloogiline kaart ka on ju enda ja mehe ja lapse kohta. Ja tead, mis on juhtunud või? Ma olen mehe oma läbi lugenud 1 korra, oma lapse oma alustasin, rohkem ei lugenud ja enda oma olen lugenud 100 korda. Ah, Astroloogilise kaardiga on niimoodi, et ma tegin selle valmis küll. Ja ma alustasin ja ma lõpetasin ära. Enda oma Ja siis? ma muidugi enda oma ma vaatan, mehe oma, ma alustasin sellega, siis ma lihtsalt nagu, see jäi sinna. Mhm. Ja ma tean, sellel on nagu 2 põhjust. Üks põhjus on see, et ma ju nagu osaliselt muidugi nagu juba tunnen teda, onju. Okei, me oleme nii vähe koos olnud, 5 aastat, see on nagu selles mõttes see algus alles, meie suhe on suht alguses. Aga mul on nagu kuidagi tulnud sihuke nagu tunne, et ma ei taha, ma ei taha lugeda, sest et meis kõigis on seda negatiivset. Mina olen ka, on päevi, kui ma olen täiega negatiivses energias, siis ma tunnen selle ära, ma olen täielik monster, ma olen täiesti nagu, ma olen täielik hull kodus ja ma tunnen selle ära, mul kaimub eest. ja siis ma hakkasin tundma, et kui ma lugesin nagu selle enda mehe, selle kaardi 1 korra läbi ja siis ma kuidagi nagu, ma ei tea, miks, aga vaata, inimesed keskenduvad rohkem negatiivsele kui positiivsele. Mm. Ja siis ma tundsin, et ma hakkasin, ja nüüd, no vot näed, ongi niimoodi, vot näed, ongi niimoodi. Ja siis ma hakkasin nagu, mäletad, kui meil tulid mingid nagu erimeelsused, näed, vaata, see numeroloogilises kaardis on ka, ütleb niimoodi, et kui sa oled nagu negatiivses energias. Ja siis ma tundsin, et okei, et ma ei saa nagu, et ma ei taha, et ma tahan keskenduda sellesse, mis on hästi. Ma tahan teda ise aja jooksul tundma õppida, sest et see, et mina loen selle läbi, see ei muuda seda inimest ju. Mina võin lugeda seda kaarti nii palju, kui ma ei tea, kui mul aega on, aga see ei tähenda seda, et see inimene nagu sellest kuidagi nagu võidaks või muutuks, on ju. Et tema peab seda läbi lugema, kui ta tunneb, et tal on seda vaja.
ja siis ma otsustasin, et kuna tema ise ei ole seda läbi lugenud, miks mina loen seda. see Mhm. ei aita mind. muidugi mingil moel aitab, et ma nagu saan aru, et okei okay,, selle või teise põhjuse pärast ta käitub niimoodi. aga see nagu ainult trigerdab mind rohkem, et miks sa nagu ei loe seda ja miks sa ei tee, onju. et ma ei tea, ma ise nagu tunnen, et mul on endal lihtsalt lihtsam enda närvisüsteemi mõttes, et ma lihtsalt vaikselt õpin teda ise tundma ja nagu ma ei loe. Mhm. ja samamoodi oma lapsega ma ei ole üldse läbi lugenud sest ma kuidagi nagu, ma lihtsalt otsustasin, et ma õpin ise tundma, Mhm. et ma loon temaga ise suhte, sest et vaata samamoodi, kui ma nüüd lähen ja loen, et mis ta võib olla negatiivses energias, ma ei taha. sest et see tekitab tahes-tahtmata paratamatult ju mingisuguseid eelarvamusi, mingisuguseid nagu selliseid hoiakuid. aga mu laps on alles 2-aastane ja ma ei taha, et mul tekib nagu, me elame siin kodus vähemalt 16 aastat veel koos, ma ei taha, et mul tekivad mingisugused hoiakud selle põhjal, mida ma olen lugenud, et siis ma nagu otsustasin, et ma ei loe, et ma lasen asjadel minna nii nagu nad lähevad. no vot. ja siin, et natukene juttu nagu pehmemaks ja kihvtimaks keerata, et kui sa oled huvitatud oma lapse analüüsist, siis kirjuta mulle. õigemini selline analüüs on täiesti olemas ja tegelikult see on üles ehitatud mitte niimoodi nagu Kertule andsin ikka kõik 100% võtta, aga tegelikult ma veel ennem kui sa jätad, ma tahan nagu öelda sellega seda, et mitte mingil nagu see ei olnud mõeldud niimoodi, et ärge võtke merikeselt midagi või ei ärge muidugi nagu nalja. vaid see, et miks mina ei taha, sellepärast et ma nagu, ma olen ise selle asja sees kogu aeg ju. Mm. et nüüd, kui ma selle kaardi näiteks astroloogilise kaardi, ma ju tean, mida mingid planeedid tähendavad, et mul ei ole vaja seda kaarti otseselt ju lahti võtta, kui mul juba ajud täiega nagu kerivad, onju. et sellepärast ma ise, kuna ma olen selle asja sees kogu aeg, siis ma ise lihtsalt väldin seda teatud sellist nagu hoiakut, mida mul võib tulla. et ärge võtke seda mingil juhul nagu sellisena, et nüüd mul tulevad mingid hoiakud või et ma ei lähegi nüüd mitte midagi, et see ei olnud nagu niimoodi mõeldud. ja ei, ma sain täiesti aru, ma tahtsingi lihtsalt ütelda, see lapse analüüs, mida tegelikult numbrite keelelehelt saab endale soetada, siis seal ma panengi rohkem nagu põhirõhu sellele, et kuidas last toetada kasvamisel ja millised harrastused see ja see ei ole nüüd selline, mida Kertu sai ja ma olen sinuga täiesti samal nõul, samal meelel. ehk siis see, kui ma ütlesin ka risti-rästi olen vaadanud ja seda analüüsinud, seda oma lähedast ja niimoodi, seda nüüd sellisel juhul, eriti viimasel ajal, kus ta on hästi huvi tundnud, et aga näita, mis mu numbrid näitavad, sest siis, kui ma hakkasin üldse numeroloogiaga tegelema, tema jaoks oli see täiega raketiteadus. pigem oli see selline, see on mingi voodoo värk, vaata, et parem on, kui ei tea. ja siis nüüd ta on küll viimasel ajal, et aga mis minu hingemissioon, et sa räägid seda ja seda. et see on tegelikult kihvt teada. ja siis õnneks oli ta huvitatud ka, et mis tema miinuspooled on ja siis, kui ta need teada sai ega ma kade ei olnud, ikka mitu päeva tuletasin meelde, et kas sa saad sest tegelikult ei, heas mõttes on siis see, et kuna inimestel on hästi palju potentsiaali ja mind teeb kurvaks see, et kui näiteks ongi, nüüd ma natukene, ma ei räägi nüüd temast, aga ma räägin paljust teist ka, kes te olete oma sünnikaardi saanud. kui teil ikkagi loeb seal see, et võta endale vastutus ja tule pilti, räägi välja oma asjadest ja nii edasi ja kui te olete tegelikult kuskil hall hiirekene ettevõttes kuskil luua operaatorina, siis tegelikult sul jääb kogu see potentsiaal kasutamata ja nii edasi. Nii. võib-olla üks asi veel, mis mul nüüd veel meelde tuli, et see versioon, mida mina sain sinult ja siis mida ma ise ka saan ju astroloogiast vaadata, siis need ju peegeldavad näiteks astroloogias ka mingid asjad, mis lapsel võib-olla hiljemas elus tulevad, siis need ju peegeldavad ka seda, et millisest perekonnast ta on tulnud ja miks mingid asjad juhtuvad ja see tähendab seda, et mina pean minema peeglisse vaatama. Mm. aga ma ei taha veel ma ei ole selleks veel valmis ja kusjuures nii kihvtilt ütlesidki, et tegelikult ma ka panen põhirõhku sellele, et kõigepealt tuleb endaga tuttavaks saada. seepärast, et siis, kui sa endaga tuttav oled ja ise ära saad selle momendi tabada, kui sa nagu väga miinusesse lähed, nii nagu sa, Kertu, tõidki selle näite. ega siis ma ka kogu aeg nagu mingi lahe ei ole. mu elukaaslane on aeg-ajalt minuga väga keeruline, eriti kui ma siin tahan üksi olla, sest ta ei saa aru, miks inimene peab üksi vahepeal olema. noh, mis sa teed? numeroloog vajab oma aega et niimoodi ta on
ja, aga vaata, see ongi see lugu, et kui sa enda energiat saad nagu enam-vähem balanssi ja oledki aus iseendaga, et vot täna on selline päev ja täna nüüd mingi 2 tundi tahan iseendaga olla, siis teisel on ka lihtsam elada siin kõrval, et ei pea ennustama kogu aeg. eriti kui kaartidega veel ei ole üldse sina peal see oli nüüd küll nali. tead mis? Me oleme tegelikult üsna kihvtilt saanud need asjad ära räägitud ja tegelikult ma tahtsin veel ütelda seda, et su sünnikaardis on seal suguvõsa karma õppetunnis on 18. ja teile ka siis teadmiseks, ma olen tegelikult vihjanud sellele ka, et kui te nüüd edukuse koodi viimased numbrid, Kertu puhul on see siis 3 ja 6 kokku liidate, siis Kertu puhul tuleb see 9, aga kui sünnikaart lahti teha, võib sealt välja tulla ka 18, suur tõenäosus on, et tuleb. ja see viitabki sellele, et sul on antud väga suur tahan ütelda kohustus, aga see ei ole kohustus. ütleme, väga suur võimalus, mida sa tegelikult peaksidki tegema, esoteerika maailmas olema ja nautima seda, et pigem võtta see vastu, kui see, et sõdida selle vastu. ja nüüd sa oled jõudnud siia, kus sa oled juba paar aastat tagasi või 3 aastat tagasi, eks ju, ja ma näen, et sa oled täitsa nagu kala vees, lihtsalt natuke on veel tundmatu. täpselt ei tea, me ei pea kogu teekonda ette teadma. ja, jah, Margot Veidemann ütleb selle kohta väga ilusti, et kui te lähete tema kursusele või olete temaga tegemises, siis Margot ütleb niimoodi, et elu ikkagi lõppude lõpuks lükkab, et sinna, kus me olema peame. Et osadel see läheb nagu kergemini, on ju, et osad saavad kohe aru ja osad on nagu 35 aastat lihtsalt nagu, et ei ja siis see lihtsalt surub sind kuskile sinna, kus sa pead olema. ja vaata, kui ilus lause, sellega võibki lõpetada. samas tegelikult veel ei taha lõpetada, tahan veel lisada, et need ajad praegu, mis meil siin on, eks ju, augustikuu, siin oli kulminatsioon või oli 8-8, nüüd tuleb veel 12 ja see tulise ahvi aeg, periood, kui sa nüüd täna kuulad siin meie podcast'i, võib-olla sa kuulad kuu aega hiljem, siis sa saad tagantjärgi aru, miks midagi on, siis praegu lihtsalt tulebki usaldada seda protsessi, et kui sul on vaja nüüd võtta see mingi samm ja võtta see risk ja minna edasi, siis tehke seda. sa ka kindlasti ju, noh, õigemini, mis kindlasti, aga no me oleme Kertuga siin arutanud, et mina natukene oma elu peegeldanud ja me oleme siin natukene teineteisele jaganud seda, mis meil käib, sest ma olen ju ka numeroloogia maailmas praegu hästi aktiivne, sina oma astroloogia ja Lenormand ja tarokaartidega. eks me tunnetame seda aega, seda perioodi natukene õrnemalt, võib-olla natuke tundlikumalt veel kui. eks kõik on hästi, ärge muretsege, kõik on hästi. nii, Kertu rekvisiit, mida? Intensiivne aeg võib-olla natukene lihtsalt mitmeski valdkonnas. ja, aga see on ainult hea. Siis Kertu, kas sa siin saaksid ka ütelda seda, üks asi on vaata see Youtube'i kanal on ju, selle ma lisan, sa võid välja ka ütelda, mis on minu keelele on see keeruline. Science and Cycles Youtube'is ja and on selle jah märgiga. Merike kirjutab siia, saate sealt võtta. jah, siis meiliaadress ka või Facebookis, kuidas sa soovid, et sinuga ühenduses ollakse? Üldiselt ja meilid, see oleks nagu kõige vahvam, kõige toredam või siis Instagramis ja no ütleme niimoodi, et äärmisel juhul Facebookis. Mul on Facebookis on tegelikult isiklik konto ja ma arvan, et kõik saavad aru, kui ma ütlen, et ma tahaksin hoida isiklikku elu ja tööelu mingil määral eraldi, eriti kui tegemist on veel nagu nii-öelda energia jagamisega, et esimene suhtluskanal on ikkagist see, oh my god, email. ja sa võid sellega välja ütelda meiliaadressi, et siis ma lisan selle niikuinii siia alla, võib-olla keegi kohe juba tahab hoo pealt kirjutada. ja selline nagu scienceandcycles@gmail.com. kõik on kirjutatavad tähtedega, mitte mingisugust märki ei ole kuskil vahepeal, aga Merka paneb selle sinna. ja Instagram on ka sama leht, eks ju, sama nimi. ja egas selles suhtes ma ei tea, minu meelest oli mega vahva ja mul on nii hea meel, et sa tulid jagama ka minu kanalile kogu seda asja, mida sa teed ja ma näen, et sinus õhkub sellist asja, et kui lahe, et kui aega oleks läinud rohkem, onju. ja aitäh kutsumast, tegelikult ma pean ütlema, et Merka on hästi selline, okei, tädi Merike on hästi selline, kui ta nagu midagi otsustab, et siis ta nagu täiega krutib nii kaua, kuni lõpuks saab, aga hästi hea kannatusega on tegelikult Merike, mul ei ole sellist kannatust nagu teatud määral. et ma väga ammu tegelikult juba
tädi Merike ütles, et tule ja ma olen kogu aeg, et ei ja siis nüüd me otsustasime, et okei, ma tulen ja nii äge, et ma otsustasin ja et sa nagu täiega käisid mulle peale sest et aeg läks nii kiiresti ja ma ei tea, mulle tundub, et me alles 10 minutit tagasi alustasime ja täpselt nii ongi ja samas oli see, et vaata nüüd mitte ainult siis sina, Kertu, aga väga paljud, kes nüüd ka on siin kanalil olnud ja ma ütlen ka, et kui teil on ikkagi jagada ja te tunnete, infot on väga palju sees, tehke oma Youtube'i kanal. Ja Kertu seda praegu täpselt teebki seal ja hakkas ka, ma ei tea, kas olin mina see peautsitaja, aga ma arvan, ma olen kõvem ja utsitajatest. ja ma ei tahtnud seda kuskile teha ja siis tädi Merka saatis mulle põhimõtteliselt nagu iga päev. No nii, nüüd, millal, saada mulle see link, kus see valmis on ja usu mind, Kertu, sa pole ainukene selles suhtes, et kui sina nüüd, kes sa kuulad praegu ja ka läbi minu utsituse hakkasid Youtube'i kanalit tegema ja ma tean, et väga paljud juba teevadki seda, te olete väga tublid, nii et andke täiskäik edasi ja saagu meid palju, nagu ma ütlen ja kusjuures minu utsituse kaudu nüüd ka Karmen Britson teeb oma kanalile sellise suurema restardi ja siis ka meie video on siis juhuslikult seal esimene, nii et vau. aitäh, Kertu, nii et aitäh Youtuberite sulle maailma ja suur tänu.